Tere kõigile, mina olen Helin Laane, mul on väga hea meel näha, et te kõik olete siia tulnud. Ja siis täna ma nüüd siis tutvustame teile natukene meie projekti ja meie neid programmi tulemusi. Aga see veel selles mõttes ei ole kõik, saate teie ka sõna sekka öelda nii kohe. Kas kõik näevad ekraani? On näha? Nii, alustuseks meie tänane kava siis, nagu ma juba ütlesin, me tutvustame natukene seda projekti, koos loome programmi teemasid ja siis me hakkame natukene omavahel arutlema, mida siis tähendab tõenduspõhisus täiendkoolituse valdkonnas. Aga sellest natukene hiljem. Alustame algusest, et taustalooks nii palju, et Eesti Rahvaülikoolide liit on strateegilises partnerluses Haridus- ja Teadusministeeriumiga ja siis selle partnerluse raames on meil selline projekt, mille eesmärk on siis luua võimalus erinevate või selle täienduskoolituse valdkonna inimestel arutleda omavahel, et kuidas seda kvaliteedikultuuri tõsta. Taustalooks nii palju veel, et see täienduskoolitusmaastik on meil ju väga mitmekesine, et meil on nii koolitusettevõtted, MTÜ-d, sihtasutused, rahvaülikoolid kui ka lihtsalt ülikoolid ja kutsekoolid, kes siis pakuvad täiendkoolitusi. Ja meie see koolitusturule sisenemine on väga lihtsaks tehtud, mis on toonud endaga selle kaasa, et meil on selline valdkondlik ebaühtlus just kvaliteedi osas. Ja siis selle projekti eesmärk on natukene ühtlustada seda kvaliteeti ja luua arutelu, luua seda dialoogi erinevate koostööpartnerite vahel, et siis seda kvaliteeti natukene tõsta. Aga me soovime seda teha siiski läbi mitteregulatiivsete meetmete, et see on ka oluline. Aga meil on tegelikult tegemist 3-aastase projektiga ja siis see tegevusplaan lähtub igal aastal samast loogikast. Meil toimub inspiratsiooniseminarid, koosloomeprogramm, oleme kokku pannud töörühma, kes omavahel üritavad seda fookust hoida õiges kohas ja siis on ka lõpuseminar, nagu see tänane praegu meil siin on. Ma kohe räägin ka teile, mida see iga etapp endas kujutab, aga enne seda räägin ära ka, et meil on igal aastal on erinev teema fookuses. Sellel aastal me keskendusime rohkem tõenduspõhisusele. Järgmine aasta me soovime keskenduda õppijate vajadustega arvestamisele ja tagasisidele. Ja siis viimasel aastal mõtlesime, et võib-olla oleks võimalik saada meil niisugused valdkonna ülesed kvaliteedi hea tava kokkulepped. Vaatame, see on tulevik aastate pärast, aga praegu me keskendume tõenduspõhisusele. Töörühm, mille me kokku siin panime, selles osaleb meil ongi Eesti Rahvaülikoolide Liit, Haridus- ja Teadusministeerium, HAKA, Eesti Andragoogide Liit, Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit, Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit, Andras ja Eesti Vabaharidusliit. Et me oleme siin mitmel korral kokku saanud, esimene kohtumine toimuski eelmisel kevadel, kus me siis üldse arutasime, et mida see kvaliteet meie jaoks tähendab. Töörühm on olnud kõikide nende tegevuste ka juures või kaasatud kõikidesse tegevustesse, mis on projekti aasta jooksul toimunud, aga nüüd see viimane kohtumine toimus meil siin nädal-2 tagasi ja siis me arutasime pikemalt nende koosloomeprogrammi tulemustest ja mis nende rakenduslik väärtus nendel võiks olla ja mis ka edasi saab. Siis toimus meil sügisel inspiratsiooniseminar, mille eesmärk ongi siis keskenduda sellele kindlale fookusteemale, et kutsusime kohale, või üldse sellest inspiratsiooniseminaride eesmärk on kutsuda kohale eksperdid, kes siis avavad seda teemat natukene rohkem, kui see aasta oli teemaks see tõenduspõhisus, siis sellest tulenevalt oli ka inspiratsiooniseminari teemaks õppimisest ja õpetamisest
tõenduspõhisuse valguses, millest rääkisid meile Kaire Povilaitis ja Katrin Karu. Nad rääkisid seal rohkem sellest õppijakeskse ja õpetajakeskse lähenemise erinevustest ja sellest, et kuidas õppimine on siiski tõhusam, kui fookus on õppijal. Ja siis seal avasid natukene ka seda tõenduspõhisust seal taga. See on meil üles pandud meie kodulehele, kus seda saab järgi vaadata, aga kokkuvõttes see seminar siiski kutsus üles muutma õppimist niimoodi, et õppijatel oleks suurem roll ja võimalus ise oma seda õppimist suunata. Et see on nagu väga lükene ongi ühe sõnaga kokku võetud, aga see seminar ise oli väga sisutihe ja väga meeldiv kuulamine, nii et ma soovitan teil kõigil seda, kes ei näinud seda või kes pole järgi kuulanud, kuulata. Siis edasi pärast seda inspiratsiooniseminari, mis tegelikult oli meil mõeldud ka, et võib-olla ta avab seda tõenduspõhisuse teemat ja järsku annab ta natukene ka sisendit meie koosloome programmi. Meil toimus septembris koosloomepäev Andrasega koos. Meil oli 4 eestvedajat ja mentorit, Karina Leinuste, Aksel Lõbu, Mai Timmi ja Taavi Karu. Seekordne koosloomepäev toimus natukene erinevalt kui see, mis toimus eelmisel aastal detsembris, suht samal ajal, nagu meil praegu selle lõpuseminar on. Et selles mõttes just, et oli võimalik oma seda teemat esitada nii-öelda, kus ma ütlen, erinevalt. Et üks võimalus oli osaleda koosloomepäeval, kuhu võis tulla vabalt valitud teemaga, mis on seotud täiskasvanu koolitusega. Ja siis koosloomeprogrammi tuli tulla teemaga, mis oli seotud tõenduspõhisusega. Lõpuks kokku teemasid meil esitati 9, kui ma õigesti mäletan, aga sellest nagu täitusid 6 teemat ja kuidagi õnneks jagunesid nad ka omakorda pooleks, et 3 teemat olid koosloomepäeval ja 3 teemat koosloomeprogrammis. Meil kohal oli seal kokku 43 osalejat, oli väga sisutihe päev, aga väga sellegipoolest, kui ta oli sisutihe, ta oli väga meeldiv ja mõnus olemine. Ja siis ennem kui me lähme nende koosloomeprogrammi teemadeni, ma natukene räägiks sellest koosloomepäeva teemadest. Et see koosloomepäeva ja programmi erinevus on see, et see koosloomepäevale sa tuled sellele ühele päevale kohale, mis te selle teemaga seal nagu edasi teete, et see oleneb puhtalt sellest meeskonnast ise. Et seal ei ole sellist jätkuprogrammi, jätkutegevusi, nagu oli koosloomeprogrammil. Nii, aga teemad, mis koosloomepäevale tulid, üks teema oli koolitaja kompetentside hindamise põhimõtted kutseõppeasutuses. Ja siis kirjutasin kõikidele teema esitajatele ja uurisin siis, et kuidas neil läinud on selle teemaga. Ja siis selgus, et see esimese teemaga, nemad on väga kuidagi töökad ja asjalikud olnud, et nemad koostasid koolitaja enesehindamise ankeedi, siis nad tutvustasid seda veel Haridus- ja Teadusministeeriumi seminaril, kus olidki erinevad kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid, koolituste korraldajad kõik koos. Ja siis tutvustasid seda ankeeti ja hetkel on see ankeet neil testimisel just nendes kutseõppeasutustes, kes seal meeskonnas on. Siis nüüd varsti saab see periood läbi ja siis 16. detsembril toimub neil koosolek, kus nad siis annavad tagasisidet sellele ankeedile ja kui kõik läheb hästi ja nad on saanud selle soovitud tulemuse, siis peaks saama mingil momendil sellele ankeedile, enesehindamise ankeedile ligipääsu HAKA kodulehelt. Ja siis lisaks on nad praegu veel koostavad koolitaja hindamiseks mõeldud hindamismudelit. Et nad on väga tegusad olnud ja muidugi selle grupi kiituseks siis ma veel ütleks, et nemad tulid kokku seal kõige esimesel koosloomepäeval, mis toimuski aasta aega tagasi ja meie teada on nad tegutsenud see aasta ringselt.
et see aasta aega on, et ei ole vaja neil olnud sellist nagu etteantud programmi või päeva, kuhu tulla kokku, vaid nad on ise väga aktiivselt omavahel kokku saanud ja üritanud koos siis teha enda tööd kergemaks, paremaks, ägedamaks ja minu arust see on suurepärane ja väga suur eeskuju kõigile, et näha nagu just selles mõttes, et nad näitavad ära, et kuidas see üks koosloomepäev võib utsitada inimesi tegutsema. Nii et super. Siis teine teema oli üldpädevuste teadlik arendamine rahvaülikoolide koolitustes. Nemad said koosloomepäeval panid kokku plaani, et kuidas selle teemaga võiks edasi minna. Et see on ikkagi niisugune mitmeaastane plaan. Aga esmane mõte on siiski, et seda varjatud õppekavade teemat üldse seal Rahvaülikooli koolitusjuhtidele ja koolitajatele tutvustada ja siis hakata sealt vaikselt harutama edasi seda õppekavade teemat. Lisaks Tallinna Rahvaülikool oli see, kes selle teema esitas ja nendel on ka see Erasmus akrediteering ehk siis nemad plaanivad nüüd õpirändeid sellistesse asutustesse, kus siis juba see varjatud õppekava on kasutusel. Selle koha pealt ka teile üleskutse, et kui keegi on teadlik mingitest näidetest või mingitest koolidest, mida nad kindlasti võiksid külastada, siis võite sinna Tallinna Rahvaülikoolile kirjutada, et nad kindlasti soovivad vihjeid, et kuhu minna. Nii. Ja siis viimane teema oli õppimise ja oskuste jalajälje säilitamine, kus siis ja tervikpilt õppija arengust. Et nende kohta ma kahjuks väga palju ei tea, et kuidas neil on läinud. Ma tean, et umbes 6 aega tagasi toimus koostööpäev, kus siis teemaks oligi seal õppija teekond digiajastul andmete kogumisest personaalse õpilooni. Et mulle tundub, et nad vaikselt tegelevad sellega, et seal koostööpäeval käisid ka koos täiskasvanu haridusega seotud need katusorganisatsioonid või muud organisatsioonid tulid kokku ja andsid oma panuse. Et ma praegu väga palju ei oska selle teema kohta teile öelda, aga mul tundub, et nad vaikselt tegutsevad ja ju me siis kuuleme, kui nad on midagi teinud. Vot. Nii, et need olid nüüd koosloomepäeva teemad, mis sealt siis edasi arenesid, et kuigi neil ei olnud kohustust midagi sealt edasi teha, minust on meeldiv, et kõik on ikkagi läinud selle teemaga edasi ja näitab ära ka, et selline üks võib-olla koosloomepäeva korraldamine meie selles valdkonnas on ikkagi kasulik ja vajalik ka, et utsitada tegutsema. Nii, aga koosloomeprogrammist ma räägivad teile Karina Leinuste ja Aksel Lõbu, kes olid koosloomeprogrammi eestvedajad ja mentorid. Et nemad siis kogu selle protsessi väitel toetasid ja aitasid meeskondi ja nemad räägivad siis lähemalt sellest teile. Kohe jagan. Nii, ma loodan, et on kenasti näha. Ja, on näha. Suurepärane. Nii, üks teemadest siis oli tehisaru teemaline ja kui tööriist täiskasvanu hariduse kvaliteedi ja tõenduspõhisuse tõstmiseks. Ja koosloomeprogrammi selline lähtekoht oli, et koolituste selline killustunud kvaliteedi hindamine ja et oleks olemas selline ühtne tööriist tagasiside kogumiseks ja analüüsiks. Läbi selle programmi tegelikult see mõte täienes, sai katsetatud erinevaid nurki, sealhulgas, et kas oleks võimalik seda lahendada kuidagi terviklikult, et kuna koolituse sellise poolega võivad tegeleda siis erinevad inimesed, väiksemates asutustes ei ole võib-olla ka kindlat rolli sellele, siis oleks hea abiline, kes kogu seda protsessi suudaks hallata. Ja tehisaru saaks siis nii toetada tagasiside analüüsi, sisuloome kvaliteedi ja personaalseid õpiteid analüüsides. Kuhu see kenasti ka jõudis? Et programmis siis esimese sellise AI assistendi katsetuseni ja
mõte oli siis, et ta aitaks siis analüüsida tagasisidet ja koolitusvajadusi, neid katsetusi sai ka läbi viidud. Prooviti ka õppekavade ja meetodite valideerimiseks ja ta aitaks ka siduda siis koolituste tulemusi erinevate hindamisraamistikega. Ja üks oluline aspekt siis kogu selle andmepõhise andragoogi juures oli see, et ta kasutaks siis selliseid tõenduspõhiseid allikaid ja koosloomeprogrammi tulemusel siis sai ka erinevaid allikaid kasutatud, et siin on ka siis üks väike vaade, kuidas on näiteks lisatud siin erinevaid seadusi ja siis katsetati, kuidas siis andmepõhine andragoog võiks aidata küsimuste vastamisel ja võib-olla ka õppekavade mingisuguste kohtade märkamisel ja tähelepaneku juhtimisel. Küll programmi lõpuks jõuti siis sellise täitsa loodud tööriistani, siis ta vajab kindlasti piloteerimist, et täna ta veel ei ole selles osas valmis küll jagamiseks, aga piloteerimise raamis ootame ka kindlasti vihjed, et ehk on keegi ka valmis seda tegema. Aksel, kas sa soovid ka midagi siin täiendada, mingeid mõtteid lisada? Võib-olla seda, et valdkonnas praegu väga palju katsetatakse selliste assistentide teemal ja tehaksegi neid selliseid väikseid nišiülesandeid täitvaid, et tundub, et see on teema, mis valdkonda väga laialt kõnetab ja kindlasti paralleelselt liigutaksegi erinevates asutustes sellega edasi, mis loodetavasti viib ühel hetkel sellise järgmise tasandi laiemalt kasutatavate võimalusteni. Just. Ja üks tähelepanek veel, kuhu me siis jõudsime, et tihtipealegi võib-olla sellise ühe suure agendi loomisel on omad sellised plussid-miinused, siis tasub ka alati hoida meeles siis seda, et on võimalik erinevaid agente tegelikult liita, et kasutada võib-olla mitmekülgsemaid lähenemisi. Et aga just sellise piloodi võib-olla lävepakuni siis programmis jõudsime. Siis teine teema oli siis, kas koolitajate koolitus on teadus või kunst ja koosloome päeval algas siis lähtekohana, et pinge teaduslikkuse koolitamise kunsti vahel ja soov leida siis neid erinevaid komponente ja tõsta koolitajate teadlikkust koolitamise kunstist ja siduda olemasolevate raamistike ja distsipliinidega. Ja siin ka kõrval üks illustreeriv pilt siis sellest päevast, et üks asi on loomulikult teooriat tõendatud praktikad, uurimustööd. Teine, mida me räägime alati koolitaja puhul, on ju siis loovus, keskkond, individuaalsus, reaalne olukord, õppija vajadused, et kuidas märgata ka siis neid komponente koolitaja kunsti juures. Selle jaoks siis läbi siis selle koosloomeprogrammi toimusid mitmed vestlused ja selgus, et teadus annab küll väga hea raami ja kunst toob elu sisse, siis nende süvavestluste kaudu loodi ka erinevaid loovmetoodikaid. Toetas ka meid siis selline Kaire Keretsi magistritöö, kus on rõhk loovust toetaval õpiruumil ja piiravatel teguritel ning tuli ka palju siis edasisi mõtteid, kuidas võiks neid komponente, mis siis programmi jooksul välja töötati, kasutada ära. Üks siis tulemus on, et kas näiteks luua selline avalik nimekiri, kus oleks võimalik siis ise eneseanalüüsiks neid komponente läbi kaaluda. Kas see võiks olla siis selline tööriist mingisuguse analüüsi jaoks, kas koolitaja kvalifikatsiooni kasutamisel või ka siis enda siis kunstioskuste siis väljatoomiseks. Ja kindlasti võiks ta olla siis ka kasutuses näiteks sellises võrgustiku koostööks, loovtööks, et vahend, kui siis analüüsida enda selliseid oskusi ja see nimekiri on tõeliselt muljetavaldav, et nii mõnegi sellise märkamise puhul on tõesti hea võib-olla arutadagi, et kuidas see võib-olla siis sinu koolitusel või koolitajana siis avaldub, et suurepärane tööriist analüüsiks. Ja juhiks võib-olla tähelepanu nendele näidetele ka, et mindi
laias laastus 3 viisil siis neid vestlusi lahendama, et üks olidki siis need päriselus toimuvad koolitaja koolitajaga arutamas, mille jaoks ka leidsid erinevad meeskonnaliikmeid erinevaid loovlahendusi, mida võib siit piltidelt näha. Siis üks meeskonnaliige tegi selle vestluse katsetamise põhjalikumalt läbi ka tehisintellektiga ja lisaks selline digitaalne kaasamisvorm, et võimalik ka Padletil täita koolitajatel, ehk siis selline 3 lähenemine sellele temaatikale ja tõesti loodame, et see leiab koolitajate sellise praktikakogukonna mõttes jätkamist. Nii, kas me lähme 3. teema juurde? Siis 3. teemaks oli rahvaülikoolide poolt hea tava kokkulepped ja abistav nimekiri koolitusjuhile, kus oli viimase paari aasta jooksul tegelikkuses läbi erinevate juhtumite tekkinud see vajadus, et oleks selleks igapäevaseks koolituskorralduse rahvaülikoolina toimimise tööks vaja selgemat raamistikku, mis on see meie tõenduspõhine õpetamistegevus. Ja see väljakutse väljenduski selles, et kui on rahvaülikoolides koolitusjuhid, kes tegelevad mitme valdkonnaga, siis samal ajal jälgida seda tõenduspõhisust, olla teemade ekspert, olla koolituskorralduse ekspert, et natukene kipub aega nappima ja vaja oleks võib-olla midagi, millest saada ka tuge. Ja esmane idee, millega koosloomepäevale tuldi, oli sõnastada hea tava kokkulepet siis kvaliteedi ja tõenduspõhisuse tagamiseks tervisevaldkonnas. Ja see idee hakkas üsna kiirelt juba päeva jooksul laienema. Nii, Karina, kas sa lähed edasi? Siis nagu sai öeldud, et ühest teemast hakati liikuma laiemaks, liikuma täisdokumendi suunas, millega nüüd on püütud katta kogu seda rahvaülikoolide õppetegevuse eetilist poolt, sellist põhimõttelist poolt. Ja ma loodan, et Helin, kes on selle meeskonna eestvedaja, ei pane pahaks sellist hinnangut, et see on jätkuv väljakutse leida seda täpset tasakaalu, et mis määrani üldistada, et sellest oleks veel kasu ja et mitte minna nii konkreetseks, et see hakkab piirama. Sest see on seesama printsiip, millele Helin viitas, et seda kvaliteedikultuuri mitte regulatiivselt luua. Hea tava ei ole mitte käskude-keeldude dokument, vaid mingisugused põhimõtted, mille suunas püüelda, mida püüda igapäevaselt elada ja olla rahvaülikoolina. Ja selle hea tava üks fookuspunkte on siis jällegi seesama selleaastane kvaliteedikultuuri teema, ehk siis tõenduspõhisuse teravam teadvustamine koolitusjuhtide poolt ja ma võin ühe rahvaülikooli näitel öelda, et tänu sellele, et ka osaleti selle koosloomeprogrammis selles meeskonnatöös, on tõesti muutunud ka see teemakäsitlus, et kui tuleb uus koolitaja, tuleb uus teema, siis see tõenduspõhisuse filter peas juba kohe rakendub ja kohe otsitaksegi tuge sellest, mis on loodud. Ja siin on üks stiilinäide siis ühest alasektsioonist, sellest heast tavast. Suur kiusatus oleks juba kohe kõike jagada, aga ma loodan, et Helin noogutab siinkohal ka kaasa, et ma ütleks, et siin on veel selline üks kiht puudu, üks ülekäimine sellest, et võiks öelda, et see on selline alfa versioon 1.0, millega võib tulla avalikkuse ette, aga see ei ole kaugele ajaliselt enam, et ma loodan, et see on siis juba 2026. aasta alguses saab laiemalt tutvustada seda. Nii, lähme edasi. Kuhu siis sellest algsest kitsast mõttest struktuuri mõttes on jõutud, ongi sellise 6 alapeatükini, et hea tava
ühiskondlik vastutuse mõõtmena, võrdsusmõõtmena, aususe ja avatuse, neutraalsuse, turvalisuse ja siis viimaks see alguspunkt, tervis ja heaolu, kus hetkel on ka võib-olla kõige detailsemalt ja kõige rohkem punkte, sest seal oli tõesti väga palju meil juhtumipõhiseid näiteid, kus meil oli vaja hall ala selgemaks teha. Lisaks selle programmi jooksul on tekkinud ka selline tasandite loogika, et üks asi on see, et mis väärtusi ja mis väärtusi kannab Rahvaülikool ja kuidas ta toimib nende väärtustena, kuidas praktiline koolituskorraldus selles raamistikus toimib ja kuidas koolitaja konkreetses õppesituatsioonis siis käitub sellega. Ja nagu vihjatud siis, et seda vist ei ole keegi praegu isegi kokku lugenud, et mitmes mustandi versioon on ja isegi see number on vaieldav, et kuidas me neid loendame, et kinnitada saab seda, et see on tõeline sibula koorimine olnud kihtide mõttes. Aga see, mis meil praegu on olemas, on tõesti väärtustest ja Rahvaülikooli vastutusest lähtuv sõnastus ja seal on täpsustavad praktilist tegevust suunavad põhimõtted. Lisaks on valminud siis abistavad küsimused koolitusjuhile, siis näiteks uue koolitaja puhul või vana koolitaja uue teema puhul enda jaoks, mis küsimusi esitada, mida kontrollida, mida läbi arutada koolitajaga, et tagada tõesti see kvaliteetsus. Et ei peaks iga kord ka võib-olla ise seda protsessi peast nullist mõtlema, vaid sa saadki juba võtta sellise toetava juhendi endale kõrvale. Ja ka täienduseks seal selline nõuandev tegevusjuhend, millega ka neid erinevaid eetilisi aspekte järgi vaadata ja selgitada teemade puhul. Nii, see on sellest teemast kõik, kas me võib-olla ütleme koosloomeprogrammi kokkuvõttena võib-olla ka meie suurima positiivse tähelduse, Karina, et tõeliselt positiivne oli see, et ka meil, kuigi varjatud õppekava oli koosloomepäeva teemades, siis varjatud õppekava avaldus, ehk siis kui tõenduspõhisus oli see fookuspunkt, mida me alguses pidime ise väga rõhuma ja sisse tooma, siis lõpetuseks tõenduspõhisus oli juba vaikimisi lähtekoht, mille peale seda temaatilist edasiminekut ehitati. Et see on juba edasiminek minu jaoks. Just, et see oli tõesti minu meelest üks väga hea tähelepanek, et kui algus tundus, et mis on see tõenduspõhine, kuidas seda seal välja tuua ja nii edasi, et väga tore oli märgata, et kui hästi on võimalik neid asju siduda, lihtsalt oluline ongi neid võib-olla välja tuua, näidata ära, et kuidas nad on omavahel seotud ja väärtustada seda kogu selle nagu asja loomise protsessis, et tihtipeale see võib jääda sinna tahaplaanile või märgata seda, et näiteks võtame siin mingid allikaviited, eks ju, et need jäävad sinna alati kõige viimasele slaidile, aga kui välja tuua, et kuidas need on tegelikult olnud aluseks mingisuguste otsuste tegemisel, siis see oli väga selline hea märkamine ja ma arvan, et me võiksime seda isegi niimoodi igapäevaselt rohkem teha, et see on meil kõigil olemas, aga lihtsalt selle võib-olla väljatoomine ja väärtustamine. Jah, ma võin isegi siinkohal näitlikustada sama Rahvaülikoolide teema puhul, et mis on kõik need raamdokumendid, mis on ka seda mõjutanud, et mis kohe pähe hüppab on ju selles teemas, et me räägime täiskasvanute koolitaja eetikakoodeksist, me räägime erinevatest Rahvaülikoolide enda sõnastatud väärtustest, me räägime erinevates alateemades ka tegelikkuses viidetest seadustele, sest seadused meil küll, me käsitleme neid väga regulatiivsetena, aga ka neis on sellist täpselt paragrahviga paika panemata rohkem nagu sellist suunist andvat tooni mõnes kohas. Räägime rahvusvaheliste organisatsioonide printsiipidest, sõnastatud väärtustest ja ka konkreetsema näitena Austria Rahvaülikoolide sellisest hea tava kokkulepetest, mis olid ka
selliseks alginspiratsiooniks. Ehk siis tegelikkuses need allikalahendid on iga teema puhul päris korralikud. Just. Nii, Helin, aga anname sõna tagasi siis sulle. Jah. Kas kellelgi on mingeid küsimusi? Kas kogu selle projekti osas, nende teemade osas äkki? Hetkel ei ole. Hetkel ei ole. Selge. Kui need küsimused tekivad, siis võib alati siia samma saab siia vestlusesse kirjutada või siis kui tekib peale seda seminari, siis võib alati kirjutada. Vastame hea meelega. Nii, aga nüüd läheks edasi. Et nüüd ma sooviks, et te natukene mõtleks meiega kaasa. Et mida tähendab siis see tõenduspõhisus täiendkoolituste valdkonnas. Et panen teile siia sellise, et ühesõnaga selle tõenduspõhisuse mõistel siin koolitusvaldkonnas puudub niisugune ühtne määratlus, kuigi nagu teadusmaailmas seda tõenduspõhisuse mõistet kasutatakse aastakümneid juba, aga et koolitusvaldkonnas teda veel niimoodi ei ole ära määratletud, et mis ta siis täpselt on. Ja tihtipeale juhtub see, et aetakse sassi, et mis asi on teaduspõhisus ja mis on tõenduspõhisus. Et teaduspõhisus tähendab ennekõike ikkagi, et ta on kooskõlas nende teaduslike uuringutega, seal on ometi need teistmoodi tõendid, et ta on väga teaduslik, et on kindlad andmed, uurimistulemused ja väga akadeemiline või tõenduspõhisus on ka, aga et just, et need andmed on seal oluline faktor. Ja siis see tõenduspõhisus on kombineeritud ja tema on, et sellele tõenduspõhisuse puhul tuleb sellele teadusele juurde ka praktiline pool. Ja miks seda üldse vaja rääkida sellest tõenduspõhisusest on see, et koolitusvaldkonnas on ka vaja olla kindel, et need koolitused päriselt toetavad õppimist, et nad vastavad siis sellele muutuvale töö- ja elukeskkonnale ja nendele vajadustele, et see tõenduspõhisus küll vajab niisugust lisaressurssi ja lisatööd kindlasti, aga ta on siiski meil selle kvaliteedi tagamisel oluline osa. Ma panin kirja, tegin ka väikse skeemikese, et mis võiks natukene nagu parema pildi tekitada, mis asi see tõenduspõhine praktika endast nagu siis kujutab. Et seal kõige üleval või kõige nagu ühesõnaga kogu selle asja alus on ikkagi teadus. On erinevad uuringud, teooriad, metaanalüüsid. Ja siis, kui nüüd sellele teadusele panna juurde veel lisaks praktiline kogemus, kuidas ma ütlen, et nende inimeste oskused, kogemused, nende enda töö analüüs, et mõista, kuidas see teadus, see teooria nagu päris elus siiski nagu toimib. Et see teadus peaks meile näitama ära, et mis siis üldiselt nagu töötab ja miks. Ja siis see professionaalne kogemus seal juures näitab, et kuidas see siis päris elus päriselt toimib. Kohalikud andmed on siin konkreetselt mõeldud, et kindla selle asutuse näiteks andmed, tagasiside, vajaduste analüüs, need mõjuanalüüsid, need enne ja pärast, siis et need nagu näitavad ära, et kuidas teadus toimib just selles kindlas sihtgrupis. Ja siis kontekst siin on mõeldud seda, et kes on see sihtrühm, milline on see kultuur, millised on ressursid, töökorraldus ja kõik muu, et kõige suurem osa on muidugi sellel kultuuril, et isegi kui ta on ülihea praktika, et ta ei pruugi kõikide kultuuris toimida, et see kontekst ei pruugi sobida, et on vaja, et on nagu need kõik 3 aspekti seal teaduse juures ja kui sa need kõik kokku paned, et siis alles tuleb selline tõenduspõhine praktika kokku. Ja sellest nüüd kõigest siin tulenevalt me sooviksime natukene ka teiega arutleda sel teemal,
et mida siis meie jaoks tähendab, mis see tõenduspõhisus täiendkoolituse valdkonnas võiks tähendada. Et nagu ma ütlesin ennem ka, et meil puudub selline praegu niisugune ühtne määratlus, et vähemalt meile teadaolevalt ei ole mingit kindlat definitsiooni tõenduspõhisusele ja seda me ei hakka ka täna tegema. Aga mõte on see, et järsku me saame kõik võib-olla üldse ühise arusaama, mida me selle all nagu tõenduspõhisuse all mõtleme. Ehk siis, kuidas see nüüd siis välja hakkab nägema, ongi see, veel kord, et see eesmärk, et järsku tekib meil see ühine arusaam, mida see tähendab. Ja siis mõte on, et me järsku kaardistaksime ära mingid olukorrad, et mis siis võiksid jääda sinna tõenduspõhisuse valdkonda ja mis on see hall ala, et millest me ei ole veel päris kindlad, et kas ta nagu võiks olla tõenduspõhisus ja selle halli ala juurde võib minna ka veel see, et see kontekst on hästi oluline, et võib-olla mingid asjad sõltuvad just kontekstist, et kas ta on nüüd nagu tõenduspõhine või on ta see hallis alas ja nii edasi. Aga et kui me olime töörühmaga kohtusime, siis me arutlesime ka, et me natuke arutlesime, et kas oleks võib-olla võimalik see tõenduspõhisest definitsioon nagu ära teha, et kui oleks võimalik defineerida. Aga siis me leidsime, et nagu üldiselt panna, et mis on tõenduspõhisus täiskasvanud koolitusvaldkonnas, et see oleks liialt üldine, et siin tuleks ära natukene nagu hakkida ja mõelda erinevatel tasanditel jällegi, et mida see tähendab organisatsiooni tasandil, mida see tähendab koolitusjuhi tasandil ja mida ta tähendab koolituse tasandil. Ehk siis meie mõte nüüd oligi, et jaotada see siin, kes me siin kõik oleme, et me jätaks gruppidesse teid, et iga grupp töötab ühe tasandiga. Meil on teile antud 2 põhiküsimust, millele vastata, et mida tähendab tõenduspõhisus sellel kindla tasandi puhul ja mis siis võiks kuuluda sinna halli alasse. Me panime teile sinna juurde ka mõned abistavad küsimused, mis võiksid natukene kuidagi suunata teid. Ja me annaks teile praegu esialgu aeg 25 minutit aega selle aruteluks. See kogu töö toimub Canva seinal. Ja siis, kui on see arutelu aeg on läbi, siis me sooviks, et üks esindaja, sest teie grupist valite välja, et kes siis räägib, mis te siis tegite ja mis te välja mõtlesite. Ma panen teile siia nagu näite ka, et siin all on tegelikult see link ka, see bit.ly toendid, et selle kaudu te saate sinna Canva lehele ja siis, et ühesõnaga siin me mõtlesime, et me panin siia need post-it notes, et võib-olla nende abil on nagu parem siis vastata ja kirjutada ja panna oma need mõtted sinna kirja, aga te võite sinna kastikese sisse ka kirjutada. Aga lihtsalt nagu näiteks teile, et võib-olla nagu jäi veel segaseks, et mida me siis nagu täpsemalt mõtleme, et kui me mõtleme, et see, mida tähendab tõenduspõhisus koolitusvaldkonnas organisatsiooni tasandil, et siis saab seal all mõelda näiteks süsteemsele andmekogumisele, et kuidas teie organisatsioon kogub mingeid andmeid, mida ta teeb nende andmetega, kas seal on lihtsalt niisugune koolitused meeldivad, ei meeldi, on see midagi rohkemat, on see sisu tihedamalt, on ta nagu õpiväljundite keskne see andmete kogumine ja et millisel kujul ta siis on nagu see pigem tõenduspõhine ja millisel kujul ta läheb rohkem sinna halli alasse, kust saadakse näiteks oma seda informatsiooni, millele nagu see organisatsioon tugineb. Halli alasse võibki minna, ongi need rahulolu küsitlused, kus ongi, et koolitus meeldis, ei meeldi, et millele tuginedes avatakse näiteks uusi kursuseid, kas see on mingi kindel tagasiside, on see, et praegu tundub, et on trendikas teha siin näiteks hapusaia, siis me teeme hapusaia kursuse või midagi sellist, et millele nagu inimesed tuginevad, mitte et me ütleme, et hapusaia kursuse tegemine on kuidagi vale, igati
kui inimestel on huvi, siis muidugi teha, aga et kas ta läheb siis ikkagi tõenduspõhise nii-öelda koolituse alla või pigem on ta seal hallis alas ja nii edasi. Et andsime küsimused ette ka, kus te siis saaks arutleda. Nii. Kuidas tundub? Kas on väga segane? Me teeks niimoodi, et me jaotakski, ma lõpetan korraks jagamise, et me teeks 3 gruppi ja siis te saate siis seal omavahel arutleda. Mina, Aksel ja Karina, me võime selle vahepeal tulla, piilume teile sinna gruppi, et kui teil tekib mingeid küsimusi ja mõtteid, et siis me saame teid aidata sellega. Nii. Kui te satute ruumi, kus põhimõtteliselt olete üksi või mitte keegi ei anna näole, siis andke kindlasti märku, et siis mõtleme edasi. Nii, aga ma praegu siis jaotan teid sinna breakout ruumidesse ära. Ja siis see, mis ruumis te lähete, kas 1 või 2 või 3, siis vastavalt sellele, kui te olete teinud lahti selle töölehe, siis seal on see tabel, et kas te olete siis vaatate organisatsiooni vaatest, koolitusjuhi vaatest või koolitaja vaatest. Nii. Ma teen nüüd ruumid lahti, et siis nii, et saate minna ruumidesse. Üldiselt küsin, et kuidas teil läks, te võite nüüd nende, siin võtta alla need südames peal on igasugused reaktsioonid ja emotikonid, võite näidata, mis siis praegune tunne on selle kõige suhtes. Ikka on mõned põidlad püsti ja mõned nagu rõõmsad näod ka, et nutvaid nägusid ei näinud, et siis vist on nagu okei. Aga et me nüüd sooviks ka teada, et mis te siis arutlesite seal, mis teil välja tuli. Ma loodan, et igaüks valis enda sealt grupist ühe esindaja. Ma ei tea, kas me teeme siis nii, et näiteks Aksel jagab ekraani ja siis te saate seal jutustada. Sobib? Et alustame kohe siis sellest esimesest grupist, et organisatsiooni tasemest, tasandist. Kes meile räägib sellest? Jah, et sain austava ülesande võtta kokku. Et selles esimeses grupis me tegelikult rääkisime nagu 2 kontekstis seda, et üks pool on siis see, et kui organisatsioon, kes tellib oma töötajatele koolitusi ja teine pool oli siis see, et koolituste korraldaja või ütleme koolituse pakkuja, siis kuidas tema siis tagab kvaliteeti, valib koolitusi ja millele tuginedes ta siis seda nagu teeb. Et võib-olla hakkame siis ühest poole pealt selle pealt, et kui olla organisatsioon, kes tellib koolitusi, siis ikkagi ütleme mõlema poole pealt oli oluline see tagasiside pool, et õppijate tagasisidest välja võtta siis see, mis on nagu oluline nii ühele kui teisele sellisele organisatsioonile. Ja ütleme organisatsioonina, kes siis koolitust nagu tellib, siis ikkagi hästi oluline on lähtuda sellest, et mis on seal organisatsiooni vajadus selle koolituse tellimisel, et see ära analüüsida, et mitte alati võib ka teha neid koolitusi, mis on nagu tore ja huvitav, nii nagu oli see hapusaia näide, aga siis, et mis eesmärgil ma seda teen, et kui ma teen seda sellele eesmärgil, et tõsta meeskonna sellist ühtekuuluvust, meeskonnatöö sellist tunnet, siis on see koolitus ühtepidi ka kannab eesmärki, ta on ka, ütleme, selles mõttes selline tõenduspõhiselt valitud koolitus, aga kui lihtsalt teha teda, et kõik teevad ja tore on, et siis võib-olla ta läheb sinna sellesse teise poolde. Et ikkagi oluline on läbi mõelda see, et miks ma seda koolitust teen, mis on selle koolituse vajadus, millist probleemi ta nagu lahendab. Ja kui ma võtame siis selle sama organisatsiooni, kes on kui koolituste siis pakkuja, kas või see sama rahvaülikoolid või on ta mingisugune MTÜ, kes või ütleme erakoolitusasutus, siis ikkagi
on samamoodi, et mis on see vajadus, see turuvajadus, vaadata seda laiemalt. Rahvaülikoolide puhul ikkagi on kindlalt välja määratud, mis need on need valdkonnad, kus nad koolitusi siis nagu teevad ja pakuvad siis. Ja kindlasti vahel on vaja ka see läbi proovida, tagasiside põhjal siis ka vaadata, et kas on vaja midagi muuta või see koolitus üldse ei lähe. Ühiskondlikud sellised laiemad vajadused, mis ühiskonnas vajadus on, hästi suureks teemaks oli see vaimne tervis või siis ütleme ka see keskkonnateemad, mis tegelikult on ju ka olulised teemad meie ühiskonnas. Ja hästi oluline roll on sellel koolitajal, kes seda koolitust siis läbi viib, et kuidas organisatsioon toetab selle koolitaja kompetentsust või ka seda professionaalsust selle koolituse läbiviimisel, et see organisatsiooni tugi, läbimõtlemine, mis on koolituse läbiviimiseks oluline, et seda koolitajat nagu toetada, et kui on alustaja koolitajad, kuidas siis teda toetada nii, et see organisatsiooni koolituste kvaliteet oleks tagatud erinevatele sihtrühmadele, et see sellises suures laias vaates siis kokkuvõetuna, et nii, kas on küsimusi? Et väga suur tänu meie grupis, ütleb, et väga põnev ja selline hea arutelu oli ja sellised tõenduspõhisuse vaated tulid hästi selgelt nagu välja, et nii ühelt kui teiselt poolt. Ja tegelikult kõik on siia kenasti kirja pandud. Rollijaotus tuli ka hästi, et kes rääkis ja arutas ja kes pani kirja. Nii et kui on küsimusi, siis vastan. Aga meie poolt kõik. Aitäh! Kas kellelgi on küsimusi? Ma küsin siis, et kui te natuke arutasite, et mis on nagu hallil alal on, kas oli midagi sellist, mis tundub nagu väga kriitiline ka, et millega peaks nagu tegelema, et ta sealt hallilt alalt nagu liiguks pigem nagu selle tõenduspõhisuse teema peale? Kas nagu mingi... Pigem ikkagi oli meie pool teema see, et selline see vastutustunne on hästi oluline sellise koolituse pakkuja puhul, et ta ikkagi mõtleb läbi, et kui ma seda koolitust teen või pakun, et ta oleks tõenduspõhine, et see pool, et ei võetagi selliseid, mis tundub, et selline, kas või selle avaliku raha kasutamise puhul või et ma ei võta seda käsitlusele, et ma ei tee seda. Et selline see kõhutunne, sisetunne on ka see asi, mis teinekord nagu aitab. Selge, aga aitäh tehtud töö eest. Lähme siis järgmise grupi peale, et grupp number 2. Meie tegelikult kokku ei leppinud, kes esitleb, aga mina olin see, kes kirjutas, et ma võib-olla pöördun oma grupi poole, et kas keegi soovib rääkida. Siim või siis Tiina olid meie grupis, meil oli 3 aktiivset liiget. Ei vist. Aga kui ma siis nüüd algust tegin, et ma siis lühidalt võib-olla räägin peamisest, et võib-olla alguses, mille vastu me siin korra põrkusime, oli see, et kõigepealt tuleb teadvustada seda, et koolitusjuhi roll on erinevates organisatsioonides väga erinev. Et meie siis rääkisime koolitusjuhi tasandist ja kõik osapooli kuulates saimegi aru, et need ülesanded on koolitusjuhil väga erinevad ja koolitusjuhi rolli nähakse siis tulenevalt oma olukorrast.
aga siis kõik, mis on teaduspõhine, millele koolitusjuht toetuda saab, on kõik, mis on seaduses reguleeritud. Ehk siis TAKS, eks ju, täienduskoolitusseadus, OSKA raportid olid ka meil, sertifikaadid, erinevad portfooliod, koolitaja näiteks poolt koostatud, koolitaja kompetentsimudel ja vajaduste väljaselgitamine ja kõik muud sellised koolitusprotsessi juhtimise etapid kindlatel meetoditel. Siis õppekavade koostamisel siis leidsime me kõik, et on piisavalt tõenduspõhine, kui toetuda siis HTM-i poolt välja antud õppekavade koostamise juhendile, et mis peaks olema nagu pidevas kaasajastamises ja siis kuidas koolituse tulemus oleks piisavalt tõenduspõhine, et siis me leidsime, et sihuke kõige nagu tõenduspõhisem viis seda tõendada ongi siis hindamise meetodid ja kriteeriumid ja siis nendest lähtuvalt vaadata, kas õpiväljundid on saavutatud. Toodi välja ka, et AI treenitud assistent õppekava väljatöötamise abilisena oleks hea, kuid samal ajal peaks seal olema siis kõrval piisavalt professionaalne koolitusjuht. Ja kõige olulisem märksõna võib-olla või kuhu me siis jõudsime ongi see, et piisavalt tõenduspõhine ei saa olla ainult koolitusjuht või ainult koolitaja või ainult õppija. Et tegelikkuses siis kõige nagu olulisem on see koostöö, et kõikide osapoolte koostöö ja lausa õppekava ei tohiks lausa üks inimene, kas ainult koolitaja või koolitusjuht üldse luua, et see ei ole piisavalt objektiivne, tõenduspõhine. Ja võib-olla tekib küsimus ka teaduspõhisuses, et tekib palju kahtlusi. Nii, ja me jõudsime ka mingi definitsioonini, et teaduspõhisus pluss siis kogemus ehk praktikas tõendust leidnud teadus võrdub tõenduspõhisus, on tõenduspõhine. Aga hall ala siis mul läheb nüüd, ma võtan oma siis tabel ette. Hall ala on siis kõik, mis on selline tunnetuslik pool, ehk näiteks kui koolitusjuht peab välja valima professionaalse koolitaja, et kuidas seda siis teha, et vestluskoolitajaga, minikoolitus, situatsioonianalüüs, ai intervjuu, et need on kõik sellised hallalad ja ongi nagu pigem tunnetuslikud, ehk see hall ala ongi, jäi nagu meie siis vestlustest kõlama kõik, mis on tunnetuslik. Nii et ja mina tänan ka siis Siimu ja Tiinat, kes olid meie grupis aktiivsed kaasarääkijad. Aitäh! Aitäh! Kas kellelgi on mingeid küsimusi tekkinud? Kui ei ole, siis läheks edasi kolmanda grupiga. Need koolitaja tasand. Ma näen, et teil on lausa mustala tekkinud sinna. Et kes räägib kolmandast grupist? Te võite ka jagada, et üks räägib hallist alast ja teine mustast alast. Jah. Võib-olla siis teen alustuseks suu lahti, et me jõudsime jah siin oma aruteluga
selle koha peale, kus märkasime, et siin nendes tabelites on kuhugi õppija üldse kaduma ära läinud, et on koolitaja, koolitusjuht ja organisatsioon, aga ma saan aru, et teil projektis on plaanis õppija fookusesse võtta järgmine aasta, et võib-olla seda õppija vajadusi mõtestada, siis enne mõtestame ära need erinevate osapoolte sellised sisekonflikti asjad ja võib-olla siis, kui need kastid meil siin on nüüd ära kaardistatud, siis ka nende kastide vahelised sellised vasturääkivused. Aga meil ja võib-olla sellist väga halli ala võib-olla nii väga ei tekkinudki, et pigem olid sellised nagu mustad alad, et mida võib-olla koolitaja üldse ei tohiks teha, et näiteks kasutab mingit meetodit, sest ta on kuskil näinud, et seda tehakse, näiteks tagasisidet kogutakse, aga selle tagasisidega või ei hakata midagi peale, ei tehta järgmine kord teisiti. Et need võiksid olla need asjad võib-olla, mida mitte teha. Et muidugi halli ala või hallisse alasse võiks neid sellegi poolest panna, sest õppija, kui ta neid tagasisidet täidab, ta ikkagi mõtiskleb või mõtleb, et mingi kasu või mingi mõtestamine selle õppimise kontekstis siiski aset leiab. Aga võib-olla vahepeal teised saavad öelda mõne sõna, ka kaasa võtta mõne siit sellest tõenduspõhisuse kastist. Niikaua, kui keegi veel mõtleb ja võtab seda palli, korjab üles, siis mõned mõtted, mis siit tulid minu poolt, on ka see, et minu sellises praktikas on sageli see, et kas õppijad ise on õppimiseks valmis. Et see on ka natukene selline keeruline olukord, kas organisatsioon toetab seda, et õppijatel on see õppimine üldse võimalik, et see töökoormus lubab, on näiteks koolituseks antud vaba päev, või on ka see, ma olen ka koolitanud sellises kohas, kus on sellised koolituse aeg on valitud selline, kus on tohutud emotsionaalsed pinged ja asjad, siis loomulikult see õpi eesmärk ei ole, on väga keeruliselt saavutatav, et me peame tegelema kõigepealt selle sisemiste lastega seal, kes möllavad ja mõtestama kuidagi neid asju, aga siis jäävad meil nagu täitmata organisatsiooni eesmärgid, mis on püstitatud, nii et see emotsionaalne seisund ja valmisolek õppimiseks on ka oluline kraadida või kuidagi märgistada, et kas organisatsiooni juhiga läbi eelnevalt, et kas see ka koolitaja poolt märgata, et kas praegu on see sobiv hetk üldse sinna sellesse seltskonda, et on toimunud suured muutused, suured konfliktid on üleval, et võib-olla lükkame pool aastat edasi ja siis me toimetame sellega. Nii, ma nüüd annaks palli edasi. Veiko, mulle tundub, et siin sa pead nimelist palli andmise meetodit kasutama. Meil on siin Pille ja Kaire meetod ja juba läksid nimed isegi meelest ära. Meil isegi Karina tuli meile vestlusesse juurde, aitas mõtestada. Ma võtan võib-olla siis selle niimoodi, nüüd mitmed arutelud, mis meil käisid nende küsimuste ümber niimoodi lühidalt kokku, et kui see ongi see mitte teadvustatud või teadlik valik, ükskõik, kas siis meetodi, on see õpiväljund, hindamismeetodi, on see mingisuguse ruumi valiku, et kui need on kõik mingitel muudel põhjustel või läbimõtlemata põhjustel, et siis kaob kohe see tõenduspõhisus ja see seos ja loogika seal ära. Et see kõige hullem näide, mis siit korra juba käis ka läbi, on siis see koolituse imiteerimine, aga mitte nende komponentide läbi, et mis on sellel koolitusel vajalik või sobilik. Et see käis meil siis sellise mitme erineva näite kaudu läbi. Et ühesõnaga, mis me siit nagu kokku võime võtta sellest kogu teie raskest tööst, et märksõnad, mis ma ise kirjutasin kohe üles, oli, et vastutustunne on väga oluline, et siin on nagu ma arvan, nagu igas aspektist nagu tuli välja sellest teisest töögrupist, et ei saa olla ainult üks element tõenduspõhine, vaid kõik peavad olema ja kõik peavad olema nagu võrdselt panustanud sellesse, et see oleks tõenduspõhine.
mis tegelikult ju haakus ka selle kolmanda grupiga, et kui sul ei ole see teadlik valik tehtud või teadvustatud valik, et siis ta juba enam ei olegi tõenduspõhine. Super, veel kord, et mida me nüüd sellega kõik edasi teeme, on tegelikult see, et ma teen sellest ühtse dokumendi, mida ma siis tegelikult jagan teile kõigile, mida te saate ka vajadusel kasutada iseenesest, kas teil sellega moment on nagu midagi teha. Aga et no selle mõte oli üldse ju see, et me saaksime kõik lõpuks nagu ühiselt aru, et mida see tähendab meie jaoks see tõenduspõhisus ja mulle tundub, et siin arutelu käigus ikkagi see tähendus natukene meie jaoks tuli ka välja. Ehk siis kogu see kokkuvõte, mis ma sellest teen ja ka see videosalvestus sellest samast seminarist läheb üles meil sinna kodulehele, mille linki ma teile ka jagasin. Ja siis uuel aastal on meil plaan hakata edasi tegutsema selle õppijate vajadustega ja õppijate tagasisidega ja selle kõigega. Aga sellest kõigest siis uuel aastal lähemalt. Ja muidugi tegelikult on veel üks variant, et me saame selle sama tõenduspõhisusega tegeleda uue aasta alguses veel ka, teha veel mingi jätkuüritus, kui on teil soov. Aga nüüd siin veel lõpetuseks omalt poolt. Ma jagaks teile tagasiside küsimustiku, et mida te saate ära täita, et siis me saame selle projekti raames meil toimub ka kirjutame mõjuraporti kokku, et see tagasiside oleks väga oluline ja seal on ka küsimus ka selle jätkuürituse kohta, et kas üldse selle vastu praegu oleks huvi. Ma panen selle teile siia chati, aga ma kirjutan teile, ma hakkan teid kirjadega veel pommitama, et ma saadan teile kirja ka kõikide nende tehtud töödega, et jah, ja siis sealt te saate ka siis vastata. Aga ma ei teagi, ma arvan, et te olete olnud väga tublid ja töökad selle 2 tunni jooksul. Mul on hea meel, et võtsite vaevaks siia tulla, et aktiivselt ka kaasa mõtlesite ja et see on niisugune hea üks samm jälle edasi, et oleks meil kvaliteetne täiskasvanute koolitusvaldkond, kuidas seda nüüd täpselt öelda. Kas Karina ja Aksel soovite ka veel midagi lõpetuseks öelda omalt poolt? Sina enne. Mina enne. No räägi, Aksel, palun. Mina tahan tänada kõiki, laiemalt kõiki kuulajaid, kes on nendes erinevates projekti etappides osalenud, et tegelikkuses sellises vormis, sellistele sihtrühmadele, see oli ka meile esmakogemus, et kõik elemendid olid mingit pidi kuskilt läbi katsetatud, aga mitte täpselt sellises vormis, et seepärast tõesti on oluline, et see tagasiside meil ei jääks õhku, vaid et kui me saame jätkata järgmisel aastal sellel kvaliteedikultuuri teemal, et me saaks juba ka seda praktilist poolt parandada, võtta seda tagasisidet arvesse ja täpsemaks ajada ka enda tegutsemist, et loodetavasti veelgi rohkem lükata hoogu sellele erinevale, mis sünnib selle raames. Ja minu poolt ka suured tänud aktiivsete erinevate kohtumiste eest, et on olnud väga huvitav ja mõeldes sellele, et mis veel siis ees tuleb ja ka selle aastal selle teemal, et arvestades, et tehisintellekt on tõesti aina igapäevasemaks muutunud, siis ma usun, et just kvaliteedi ja tõenduspõhisuse ja õppijakesksed teemad muutuvad seda olulisemaks. Aitäh! Nii et tänasega nüüd lõpetame ja suur tänu teile kõigile osalemise eest.